suli, Jaani valge. Tere päevast, head Klassikaraadio kuulajad. Eetris on saade Pärimuss. Kell on saanud pisut rohkem kui 12:30. Saadet juhib Hans-Christian Pikani. Täna räägime pingist. Igapäevatoimetuste kõrval võib kergelt ununeda, kuivõrd universaalse tootega on pingi näol tegemist. Kes kasutab seda istumiseks, kes paneb sooja saamiseks ahjus lihtsalt põlema. Taibukamad meie seast aga mõistavad, et hariliku pingi ning puidust kaika koostöös on võimalik esitada mitmeid pärimusmuusikapalasid ning ansambli liikmena maitsekalt toetada solistide pingutusi folkmuusika interpreteerimisel. Pingi demonteerimisel ning selle õhku riputamisel saame aga sootumaks teise instrumendi. Sellest aga varsti pikemalt. Kuta suli, Jaani valge. Jõutle hõlde, siit on jälle tegemata Jaani valge. Jaani võeti tegemata, jõutle hõlde. Kasvab veidi minu poja Jaani valge. Jälle poli isegi, jõutle hõlde. Kuta suli, Jaani valge. Meelelannas, jõutle hõlde. Siit on jälle tegemata Jaani valge. Jaani võeti tegemata, jõutle hõlde. Kasvab veidi minu poja Jaani valge. Jälle poli isegi, jõutle hõlde. Kuta suli, Jaani. Tuhapill. Jah, te kuulsite õigesti. Tuhapill on tegelikkuses koondnimetus rütmi ja müra tekitamise pillide rühmale. Heli tekitamiseks on vaja krobelist kõva alust, mida nühiti näiteks luuavarre otsaga. Aluseks sobib ideaalselt juba mainitud puidust pink, paeplaatidest põrand, tühi õllevaadi põhi, uks, uksepakk või mis iganes muu hullus kellelgi pähe tuleb. Elutriki või nii-öelda lifehackina riputatakse alusele kusjuures tuhka, et tekiks veel rohkem hõõrdumist. Targemad inimesed mõtlevad aga üpris kiiresti välja, et kepi otsaga ei saa mitte ainult hõõruda, vaid saab ka toksida. Siinkohal arvan, et oleks paslik need algelised teadmised ära kasutada ning siin samas raadioeetris live olukorras järgi proovida, kas see nali ka tegelikult toimib. Niisiis, elades ahiküttega ruumides, olen koldest välja kookinud hunniku tuhka, mida hakkan nüüd suvalisele puidust pinnale riputama. Selleks kasutan õue pealt leitud prussi. Ei ole mõistlik kirjutuslauda ära retsida. Puidust kepi leidmine osutus arvatust raskemaks, kuna kõik tänapäevased koristustarbed tehakse valdavalt plastikust või metallist. Niisiis pidasin trummarina paremaks ära kasutada oma erialaseid teadmisi ning pilli mängimiseks rakendada harilikku trummari pulka. Nüüd ilma pikema jututa hakkan aga krabima. Jõutle hõlde. Siinkohal jätan kuulaja otsustada, kas sellist heli saab kuskil muusikapalas ka ära kasutada. Jõutle hõlde. 1970. aastatel arenes välja võib-olla siis tänaseks kõige äratuntavam pingipill, mis erinevalt äsja kuuldud jamast jätab täitsa pilli mulje. See koosneb väikestest lahtivõetavate jalgadega pingist, mille ühele otsale on kinnitatud puitplaat. Kraapimiseks hakati kepiga koos kasutama ka puulusikat, millega tõmmati alusel madalamate kepikrääksude vahele kõrgemaid krääkse. Niisiis võime järeldada, et toonased pillimehed said hakkama ka kergemate koordinatsiooniharjutustega. Jõutle hõlde. Eriti uhketel meestel oli pingi tasapind pooleks jagatud, kus ühes otsas istuti,
Teise otsa oli aga nokitsetult kergelt laineline või sooneline osa, mida mööda puidust keppi risti tõmmates sai veelgi kõvema heli. Täiesti häbematult on tuhapilli traditsiooniliselt peetud naljapilliks, mis tehti olemasolevatest vahenditest peo jooksul, et saaks teiste pillimeestega kampa lüüa. Isiklikult leian, et perkussiivsete elementide tituleerimine naljapilliks ei ole sugugi ilus, olgu nad mis tahes lihtsakoelise essentsiga. Tänapäeval näiteks on laialt levinud selline perkussiivne instrument, nagu seda on cajon, mis näeb välja ja oma olemuses ongi põhimõtteliselt vineerist kast, sõpradele tumba, mille sisse on paigaldatud kas mõned traadijupid, vedrud või muu selline, tekitamaks krõbisevat heli. Pilli käsitseja istub aga mõnusasti kasti otsa, harilikult on seal ka pehmendus keskea probleemide ennetamiseks, ja hakkab aga 2 käega rahvakeeldi nii-öelda tumbat taguma. Ent see pole niisama lihtne, kuna nõuab teatud tehnikat ja musikaalsust. Eriti vahvaks muutub pill siis, kui lisada 1 jala varvaste alla või sootumaks peale, väike tamburiinike. Teise jalaga aga ära kasutada traditsioonilist basstrummi pedaali tagurpidi pööratuna ning kannaga opereerides saamegi meistriks koordinatsiooni valdkonnas. Muuhulgas võimaldab selline kombinatsioon lihtsa vaevaga algust teha tänavamuusiku elukutse ja sellega kaasnevate riiklike hüvedega. Harimise mõttes kuulame nüüd lühikese klipi äsja nimetatud tumba tagumisest. Jouse hõlme. Jouse hõlme. Olgu selle pingipilliga, kuidas on, Eesti pärimusmuusikas leiame veel mitmeid kummalisi löökriistadeks nimetatud instrumente, millest ühest nüüd lühidalt lähemalt rääkima hakkame. Nagu sissejuhatuses mainitud, saame pingipilli demonteerimisel sootumaks uue pilli ning selleks on ei miski muu kui lokulaud L-iga. Oma olemuses on nimetatud pill selline nähtus, nagu seda on signaali instrument. Mida see täpsemalt tähendab? Teadupärast ei olnud meie austatud esivanematel, puhakunud rahus, portatiivseid signaali edastajaid ega vastuvõtjaid, nii-öelda lustikummuteid. Seetõttu oli vaja kuidagi välja mõelda, kuidas saaks sõnumeid ja teateid edastada kõrval olevatele taludele sinna kohale taarumata. Esivanemad, nupukad nagu nad olid, võtsid piltlikult öeldes pingi, lammutasid sealt kõik jalad küljest ära, toimetasid sinna sisse paar auku ning riputasid selle lihtsalt üles. Seda tehti loomulikult õue, et helilained jõuaks kaugemale. 2 posti vahele riputatud lokulauda kukuti seepeale aga taaskord puidust kaikaga. Kõvematel tegijatel oli isegi vasar. Udjama, mille tulemusena tekkis, tsiteerides Toivo Unti, sound. Põhimõtteliselt võib öelda, et meie esivanemad olid peaaegu et tänapäevaks juba tuntud morsekoodi rajajad, kes, erinevaid kepilöögi kombinatsioone ja dünaamikaid kasutades, edastasid varieeruva sisuga teateid naabrimeestele. Näiteks, kas miski kuskil põleb, kas on aeg tulla sauna, pidada koosolekut, lõpetada senine töötoiming. Niimoodi kutsuti isegi karja kokku. Ilmselt oli see viimane signaal muidugi mõeldud eelkõige karjase poisile, vaevalt et lambad müra tekitamise peale kohale ilmusid. Samas mine tea. Aga tagasi tõsisemate teemade juurde. Lokulaudu kasutati massiliselt kuni 19. sajandini. 20. sajandil jäid lokku littima vaid mõned Kagu-Eesti põliselanikud, seda siis karja kokkukutsumiseks. 1930. aastatel
kehtestas valitsus nõude, et kõikjal peavad olema lokulauad tulekahjust teatamiseks. Huvitav, kas see nõue kehtis ka linnas? Selle põneva teadmise jätan praegu enda teada ning ootan teilt, kallid kuulajad, järgmiseks saateks õigeid vastuseid, kus loomulikult loosime kõigi positiivselt vastanute vahel välja ka auhinna, milleks on tänases saates meisterdatud ja saatejuhi poolt isiklikult signeeritud tuhapill koos Eestis valmistatud kvaliteetsest kasepuidust tuhaga, mida on piisava varuga lustimaks pillimängu vähemalt 365 päeva. Joose hõlve. Kuigi võib tunduda, et mis see lokulaua valmistamine ja löömine ära ei ole, siis võin teid üllatada teadmisega, et 1950. aastatel arendas tuntud Tartu pillimeister Elmar Luhats välja koguni kontsertlokuks nimetatud pilli. Kui tavaline lokulaud vajas mängimiseks kõigest rõhtsalt põikpuude külge riputamist, siis kontsertlokk koosnes 2 põikpuust, millede vahele oli toimetatud terve trobikond erineva kabariidiga lauajuppe, mis kõik tekitasid erineva helikõrguse. Mingis mõttes on meil sarnane pill ka tänapäeval, ainult et lauakesed on pikali raami peal. Jah, te arvasite õigesti, tegemist on hariliku ksülofoniga. Tänapäeval võime siiani näha lokulaudu talude väravail uhkelt kõrgumas, tõsi seda peamiselt informatiivsel eesmärgil, saamaks teada talu nimi, kuid lisaks sellele oleme õnnistatud sellise mehe olemasoluga, nagu seda on Kulno Malva, kes, olles eestlaslikult kuldsete kätega, valmistas ise kontsertloku või lokupilli, nagu ta seda ise nimetab, ning valdab seda lausa meisterlikult. Siinkohal kuulamegi väikese lõigu intervjuust pillimeistriga, mis on salvestatud 2015. aastal saates Lastetuba, laulumängud Annikaga. Joose hõlve. Tere lapsed! Tere! Tere tulemast meiega koos laulma ja mängima. Täna on meil külas Kulno. Mis pilli sa täna endaga oled kaasa võtnud? Sellise pilli, et see ei mahugi väiksesse autosse ära. Mina nimetan seda lokupilliks. Et ma ei tea, kas tänapäeva lapsed mäletavad, et kuidas maal vanasti oli. Näiteks värava peal oli üks suur laud, nööriga kinni. Minu vanaema juures oli niimoodi. Ma ei näegi teid. Kus koha peal, kus kandis see oli siis sinu vanaema juures? See oli Lääne-Virumaal, Nii. Kabala kandis, Viru Kabala kandis. Ja siis sinna peale toksiti. Ja siis näiteks teiesugused lapsed olid karjas ja siis teadsid, et kui oli ühte, see võis tähendada näiteks tulge sööma, söök on valmis. Ja siis see üks lokupill oli see nii-öelda. Ja siis üks mees mõtles niimoodi välja, et teeks erineva pikkusega. Ma saan need ära toota siit. No, näiteks kõige pikem on selline. Ja siis kõige lühem on siuke. Ja need teevad täitsa teistmoodi häält. Et mida pikem nii-öelda lokulaud, seda madalam heli. Noh, niimoodi ta ei kõlagi. Täitsa erinev. On küll. Ja selle pilli ma olen ise teinud. See näeb välja nagu tõkkepuu, mille üle need sportlased hüppavad. Ja aed. Ja nagu hoppusid hüppaksid üle töö. Jah, Jah. just. Aga mängin ühte meloodiat, äkki lapsed arvavad, mis meloodia see võiks olla. Hästi tuntud. Nii. Mis meloodia see on? Rongiseit. Ei ole, sa ei ole laps Ei ole või? Nii. Juba linnukesed. Vaat. Et tunneb ära küll. Täitsa päris pill. Tunneb ära. Aga kui sa tõmbad niimoodi?
ma saan nagu, peaaegu nagu trumme ka mängida, et ma mängin siin. Imeline, nii et lihtsalt puutükkidest saab teha pilli. Seda pilli võite pärast proovida. See on väga mõnus pill. Tegelikult on üks xülofon on ju ka selline, kus on puust tükid lihtsalt niipidi pandud. Ja. Ma arvan, et selle järgi ongi see pill ka inspiratsiooni saanud. Ahaa. Just ei pillunud. Jouse hõlbe. Niimoodi haris Eesti lapsi Kuldno Malva. Aga, kallid kuulajad, nii kurb kui see ka pole, siis meie saateaeg tänaseks hakkab vaikselt otsakorrale saama. Loodan, et saite targemaks, leidsite inspiratsiooni ning motivatsiooni. Järgmises saates räägime juba järgmistest pillidest, milleks on muuhulgas käristi, tirinui ja klassikaline umba. Ning loomulikult, nagu juba öeldud, loosime välja tänase saatemängu võitja, kellele saab kuuluma eksklusiivne auhind, täna saates valmistatud saatejuhi autogrammiga tuhapill koos aastase tuhavaruga. Mina aga tänan kuulamast, soovin teile kõigile ilusat päeva ning kohtumiseni täpselt 15–20 minutit vähem kui 3,5 kuu pärast. Sun! Isokällä tekemässä hani valke, hani võeti tekemässä jouse hõlbe.